tere armsad kuulajad, vaatajad. Mul on rõõm tervitada rõõmu meie Mystify podcastis. Tere Adeena. Tere kuulake. Nii nunnu. Me oleme siin täna Mystify stuudios ja see on täitsa esimene loomine siin Mystify stuudios, mis füüsiliselt asub Hispaanias ja me teeme seda videot teile Hispaaniast. Ja see kõik on siin loonud nii lahedasti, et püüame siis tänase selle koos veedetud aja jooksul pakkuda teile põnevaid vestlusi, mis siis meile täna siin see Mystify stuudio loob ja mida meie ise loome. Nii et mina olen Triinu Sirge, olen heaolulooja ja õpetaja, koolitaja nendes teemades ning mul on ülirõõm alustada. Et räägi, kust sa tuled, kust sa siia Hispaaniasse nüüd jõudsid? Elu tõi, et see on kõige lihtsam vastus ja kõige mõnusam vastus ja peale koroona aega võib hakkas ka minul see aeg pihta, kus ma tulin kogemuses, et usaldada seda, mida ma ei tea. Et elu on tundmatu ja tunda ennast turvaliselt selles, et ma ei tea, mis saama hakkab. Ja samamoodi Eestis asjad läksid, nii et uksed läksid kinni ja siis järsku uksed läksid Hispaanias lahti ja siis ma mõtlesin, et okei, mul ei ole plaani ja lihtsalt usaldan ja tulen. Et lihtsalt üks hetk korraga ja siin ma olen juba päris mitu kuud. Väga tore, nii et usalduses sünnivad uued asjad ja uued uksed avanevad. Jaa, see on hästi sügav õppimine tegelikult, et elu ongi usaldus kogu aeg ja ma õpin. Ma näen seda, et ma õpin usaldama seda kogu aeg. Isegi seda, et ma ei tea, mis saab, kas ma olen asjad midagi õigesti teinud või valesti teinud, et isegi need küsimused, mis vahest tekivad, siis ma nagu lasen ka need lahti ja mõtlen, et okei, kõik on õige. Et lihtsalt võtta selles kohas olla ja usaldada, et okei, mina olen õige, ükskõik mis mustrid mul on, kuidas ma käitun, mis ma mõtlen, ükskõik kuidas ma olen, et isegi see kõik on õige ja ma ei saa mitte midagi valesti teha. Et see on siuke hästi sügav koht praegu. Mul tuleb pisad ilma. Issand, ja saad ei valunud praegu selleks vestluseks, aga jaa, et vaatame, mida meile kaardid tänaseks vestluseks siia selle suuna nagu kätte näitavad ja teed näitavad, sest mina olen hästi suur kaardifänn ja sulle ka meeldivad kaardid ja ma siin Mystify podcastis olen kasutanud selliseid kauneid kaarte. Nii et vaatame, mis teema on õhus täna, mis siia tuleb meile, et ma luban sul võtta. Intuitsioon. Nii tore ja vaata, see on lilla värv, et lilla intuitsioon meie kroonchakra, eks, ja Mystify stuudio, kus me täna seda vestlust peame, selle stuudio värv on ka lilla, nii et minu esimene seos kohe sellega. Aga kuidas sina praegu tunned, kui sa vaatad seda kaarti ja seda lillat tooni, et mis see sulle? See läheb mulle otsa südamesse, süda reageerib selle peale ja võib-olla see teema, mis enne juba sisse tuli, et usalduses elamine, et ennast usaldada ja elu usaldada, et see kuidagi see sõnum tuleb läbi. Ja see sõnum tuleb läbi südame. Ja ma võtsin ka kaardi endale ja minul tuli tingimusteta armastus. Kui ilus ja tänasesse saatesse me just siin valisime mõned asjad. Siin tuli roosa kvarts, mis on ka ju täiesti armastuse kristall ja üleüldse ma olengi ise valinud täna olla roosas, et jagada seda tingimusteta armastust ja olla ise armastuses ja see armastus on see, mis meid ellu toob
ja elus hoiab, ma arvan. Jaa. Nii et lähme siit siis edasi, et teemad on siis täna teada, millest siin või ühesõnaga need energiad on täna sellised, et me räägime usaldusest, me räägime armastusest ja iseendaks olemisest. Iseendaks olemisest, absoluutselt. Ja. Mulle väga meeldib juba, panin käe südamele. Aga kus sinu teekond on alanud, et ma saan aru, et täna sa oled jõudnud sellesse kohta, kus sa saad luua enda elu ja olla ise endana aktsepteeritud, vastu võetud armastuses ja voolavuses. Aga kas see on kogu aeg sinu elus nii olnud? Kindlasti mitte. Nii? See on ikka teekond. Ja ma mõtlen korraks, et kui lühidalt või pikalt ma seda jagan, aga öeldakse vaata, et kõige pikem teekond ongi iseendasse tihtipeale, kuigi see on kõige lihtsam teekond justkui, aga see on samas kõige keerulisem teekond, on ju, võib-olla isegi eks elu oluline mõte, et minul hakkas pihta sellega, et mul ütles tervis üles ja siis see äratas mind üles endasse vaatama. Et ma sain aru, et see elu, kuidas ma elasin, käisin 9-5 tööl ja nii edasi, hästi palju stressi oli ametiredelil üles ronimine, et siis haigus pani meid otsa vaatama iseendale, et kas see on see elu, mis ma tahan elada ja et kes ma üldse olen ja siis see viis mind kuristikku natukene päris sügavale tühjusesse, et mis siis üldse veel on, et ma arvasingi, et see ongi elu. Ja siis läbi selle teekonna lähemal iseendale on tulnud see kohalolu rohkem iseendas, ma arvan, elus. Ja see arusaamine, et mul ei ole kuskile kiiret ja ma ei pea kellekski saama. Ja et nagu see pingestatus, mis mul nii tugev oli, ma arvan, meil on paljudel see. Ma arvan, et seda on kõigil ikkagi, ma olen seda väga palju kogenud, et on vaja saavutada, saada, jõuda kuskile, kogu aeg on kiire, kogu aeg on mingid asjad kukil umbes ja siis sa nagu jooksed seal elurattas ja tegelikult sa jooksed lõpuks nagu ringi ratast. Ja jooksedki ringi ratast nii kaua, nagu minul ma näen ka paljudel teistel on see lugu, et kuidagi elu paneb mingi stopi peale. On siis ka see, tihti peale on see keha, haigus on ju, või midagi juhtub, ma ei tea, perekonnas või mis iganes, mis paneb neid peatama. Ja siis, et minu lugu on see täiesti, et tõesti seda pinget vastu võtta, see oli ikka päris pingeline. aga läbi nende pingete vastu võtmise tuli see tunne, et ma võin lõdvestuda ka pinge sisse ja siis ma sain nendest kohtadest läbi vaikselt ja see tõi mind sellesse, et ma saan lõdvestuda elu sisse. Ja see on minu võib-olla selline mantra viimased, ma ei tea, aastad, mida ma tuletan endale meelde ja ka keha ütleb, et kuule, et okei, stopp. Et siis ma olen hakanud rohkem oma keha tundma lihtsalt, keha sõnumeid kuulama. Ja tegelikult keha kohe reageerib, et annab märku, et kuuled, et võib-olla take it easy või natukene võib-olla midagi muud on vaja või et kuidagi nagu suunab hästi mõnusalt läbi keha. Selline meie hingetasand tegelikult, mis ütleb, et ongi intuitsiooni kohalt mõnusalt, et selline hinge jões ma niimoodi sõidan, eks ju, oma paadiga laevaks, aga siis nagu hakkab natuke kiiva minema, siis nagu tõmbab natuke kuidagi nagu rajale tagasi, aga see, mis see rada on, see selgub nagu minemise käigus, mitte et ma tean, kuhu ma lähen. Mitte mul on see mäetipp umbes sees ja siis ma pean sinna saama nui 4. Just. Ja kõik nagu selline, et lahti lasta nendest kinnihoidmistest, et isegi enda identiteet, et kes ma olen ja kõik nendest asjadest nagu vahepeal välja tulla. Ja see Hispaaniasse tulemine minu jaoks ka väga hea olnud selleks, et ma olen nagu täiesti, nii kui ma siia maandusin, ma siuke, okei, mul ei ole enam neid harjumusi, mis ma Eestis tegin, neid mustreid, kes ma olen, mis ma teen, mingid tööga seotud asju, siis ma mõtlesin, et ise kui huvitav, et elu annab selle võimaluse, et ma saan täiesti nagu nullist alustada või nagu vaadata, mis tuleb loomulikult minu seest, et see ei tähenda, ma viskan kõik ära, aga et kuidagi need kihid kukkusid ära.
ja vaikselt vaatan, et mis tundub mulle loomulik ja hea ja siis seda teha. Et kuidagi hästi õnnistav on olnud see siia tulek. Ja kui pikk sul see teekond, lähme nüüd sinna korra sellest algusesse tagasi, et sa rääksid haigusest ja sellest, kuidas su elu siis mingil hetkel nagu jõudis sinna kuristiku ääre peale, et kui kaua sellest tänaseks möödas on olnud, kui pikk on olnud see teekond? Tänaseks on sellest umbes 12 aastat möödas. 12 aastat, vau, see on ju päris pikk reis. See on päris pikk reis, jah. Aga see on kestev reis kogu aeg. Ja selles mõttes ma saangi aru, et ja kui sa täna võrdled ennast nüüd selle 12-aastase iseendaga, kas seal on ühisjooni ka? Ikka on ühisjooni, selles mõttes, et mingi natuur või mina olen mina ikka, aga läbi selle teekonna ka, et ma olen õppinud ennast tundma oma võib-olla, tahan öelda pimekohtades, aga igasugustes kohtades ja siis ma olen avastanud ka nii palju uusi külgi endas. Näiteks mul on hääl lahti läinud, ma naeran valjult. ma olen nagu alati öelnud, et mitte alati nagu enne siis nagu peale seda ehmatuse perioodi, eks ju nii-öelda, et selle teekonna, et ma olen öelnud alati, et ma ei ole eestlane, et ma olen nagu hispaanlane, ma tahan nagu rõõmus ja väljapoole, nagu sa jagadki enda seda armastust seestpoolt väljapoole ja see on nii ilus vaadata, et noh, sa oled selles mõttes väga õigesse kohta jõudnud hetkel, et see Hispaania on see, mis nagu nakatab selle päikese naeru ja rõõmuga. Jaa, absoluutselt. Ja ma mõtlengi, et läbi nende kihtide endas siis kuidagi ma olen nagu vabamaks saanud või ma olen nagu lahti saanud, et kuidagi ei ole enam, ma mõtlen, ma ei ole eestlane, ma olen eestlane ikka, aga ma nagu ei ole, ma olen nagu selline vaba eestlane, tantsida, ma olen valju häälega, siis ma vahest on mul isa ütleb, et kui ma näen teda mõnikord maal, siis ta on nii palju, et ära ole nii elav, eks. Jah, aga minul on nagu, okei, sina oled nii, aga et mina olen nii. Ja mul on nii hea meel, et ma olen selle, nagu need kihid endas nagu lahti saanud. Ja vaata mingi vene ütlused, et laps räägib kana pissib ja mingid sellised asjad. Et see on see koht, et meid tahetakse väga palju sinna nurka suruda, et see on juba lapsepõlvest peale olnud, reaalselt öeldigi, et umbes mine nurka vaata, et sa võib-olla olidki liiga elav ja naersid rõõmsalt, aga siis kellegile see ei sobinud äkki ja tehti sind nagu madalamaks, et seda madaldamist on ju tegelikult eestlased tajunud läbi põlvede ja see on, ma tean, et sa oled tuttav ka konstellatsioonidega, et see sinu töös ju joonistub kindlasti välja, et need kohad. Absoluutselt. Ja siis ma näen nende inimeste lugusid ka, et need ongi, et meie eestlaste, need taustad ja perelood ja et kui rasketest või rasketest kogemustest ja ajastustest me oleme tulnud, vaata. Et siis ongi ma tihti peale tunnen, et me elame praegu nagu nii ägedal ajal, meil on nii palju tööriistu, me oleme vabad. Ma olen nõus, et meil on tegelikult ju maailm on meie ees vaba, me oleme ise vabad ja meil on tõesti elu pakkunud praegusel ajaperioodil tohutult võimalusi enda kasvamiseks, enda arendamiseks. Olgu see siis konstellatsioon, human design, kas või kaardid, no mida iganes, et neid meetodeid, kuidas ennast tervendada, kuidas enda neid kihte lahti koorida, on tänasel hetkel ju väga palju. Ja neid tööriistu on meile antud, et see ongi nagu kuidagi nagu kõrgemalt poolt, ma näen, et see on nagu lausa meile on antud, et me saamegi neid, meie põlvkond saabki neid kihte nagu tervendada, sest kõik mis varasemalt olnud, et see on olnud, aga samas on see jätnud ka meisse ju selle jälje. Et selles mõttes me oleme väga õnnelikud ja peaksimegi olema kõik sama õnnelikud kui Adeena, sest meil on elus nii palju võimalusi selleks, et luua endale paremat elu. Ja ongi, et vaata selle kuidagi nagu see rõõmu teema, mis mul alguses tuli enne, kui ma alustan, ma mõtlesin, tunnetasin, mul see rõõmu teema on nii oluline, siis selle kuidagi minu jaoks vähemalt on see, et tänu sellele, et ma saan olla nii vaba ja lahti ja ükskõik, ma ju nutan ka, siis ma nutan ikka või olen vihane, siis ma olen vihane, ühesõnaga, et ma olen nagu lahti.
oma emotsioonidele ja nii edasi ja siis tänu sellele, et noh, on ka valu on ju ja kõik need asjad, mis tulevad ka minevikus sellest raskest ajast on ju. Et nende asjade läbi tegemise kingitus ongi see, et ma saan ka tunda rõõmu rohkem. Et kuidagi nagu rõõm puliseb ka rohkem, et ei ole niimoodi, et ma olen nii rõõmus kogu aeg on, et mul siis need muid neid tunded ei ole. Et läheb nagu see ilmapuu on ju, et nagu sügavale lähed, aga siis lähed ülesse poole ka, et piltlikult on ju. Et lihtsalt see isikliku töö või ma ei tea, kuidas seda öelda, nagu enese arengu, teraapia, ma ei tea, konstellatsioonid, aga noh, et iseendaga töö, sellised suured kingitused ongi selline vabadus iseendas rohkem. See on väga ilusti öeldud, et kõik see, mis me teeme tööd iseendaga, et see annab meile suurema vabaduse. Et see on väga ilusti öeldud ja rõõmu tegelikult seal juures, sest see hingeline vabadus, mis nagu sellest tööst tuleb, kas või mõnest konstellatsioonitööst, et see on ju tegelikult piiritu armastus, see vabadus, mis sealt meis vabaneb ja meisse tuleb. Ja siis mina olen armastuse teemal ka mõtisklenud vahepeal ja rääkida oma sõbrannaga, kes tegeleb ka nende kanaldamiste ja omal viisil, oma tööriistadega. Ja siis mina nagu tunnen, et see armastus, et ilus on nagu öelda tingimustada armastus ja seda tunda vahepeal on ju. Aga et kuidagi nagu, kuidas seda oma ellu integreerida või kuidas seda lahti mõtestada, et aga mis see siis on, kuidas ma elan seda tingimustada armastust, mis see tähendab nagu praktiliselt või kuidagi kogemuslikult. Ja minu jaoks see tähendab seda, et ongi see, et ma võtan vastu kogu elu. Et võtangi kõik tunded enda sees vastu, et ma olen ise see tingimustada armastus, aga et ma ei hõlju sellest välja, sellesse nagu imelisesse dimensiooni kuskile, et see armastus on kuskil seal või ma saan sinna minna, vaid et ma praktiliselt teen seda. Et ma tunnen oma tunded, ma võtan kõik oma usad vastu, ma võtan teise inimesed, elus on ju nii palju kõike on ju suhetes on ju, mis iganes elus igas päevas ilm muutub, igasugust jama on, kõik on frustratsiooni on ja kõike. Et kõik nagu võtab, et okei, aga ma lasen selle elu nagu endast läbi. Et see ongi minu praktika, et mina ise olen see tingimustada armastus. Et ma võtan kõik hästi vastu. See tuli tundlikuks. Väga ilus koht, et väga ilus on näha seda, kui elevile sa lähed sellest kõigest ja sellest, kuidas sa võtad vastu iseennast tervikuna, kes sa päriselt oled, kes sa oled kogu enda ilus ja valgus eeduses ja kõiges. Inimlikkuses just, et see ongi see, mille poole me peaksime kõik nagu püüdlema või sinna kohta jõudma, et see on nagu ilus näha, et sa oled juba siin. Ma elan seda. Sa elad juba siin. Sa elad selles voos ja energias. Aga väga ilus. Ma saan aru, et see kõik on olnud teekond 12 aastat ikkagi juba, seda pikk osa elust on see olnud nagu sinu osa ja areng ja kihtide lahti koorimine. Milline meetod on sinu jaoks kõige sügavam nendest olnud või ma saan aru, et sa oled ka nagu elus proovinud erinevaid asju, hästi erinevaid, et too mõni näide, et mis on jätnud sinu elus kõige sügavama mulje tulemuse andnud, et mis on see nagu vau olnud sinu jaoks? Ma vastaksin sellele niimoodi, et erinevatel hetkedel on erinevad praktikad aidanud mind erinevatest sildadest üle. Okay. Ja läbi selle, et ma olen teinud näiteks Osho meditatsiooni mingi aeg veel hästi aktiivselt olin selles teemas sees. Ja vaata, kui ma nagu selle teema läbi teen nii-öelda selle ajastu enda jaoks, et see on aktiivne minu jaoks, siis läbi nende kogemuste on ju minus midagi muutunud, et mu keha, et mul on oskus lasta läbi viha või tuld või tulla iseendasse või olla paigal iseendas. Et need on integreerunud minu sisse ja ma saan neid praktikaid kasutada siis, kui ma tunnen, et nii mõnus on lihtsalt raputada mingi aeg.
et nad on kuidagi nagu saanud minu osaks ja nad on minu tööriistad ikkagi olemas. Aga ma ei ole nagu minu tee ei ole olnud, et ma ühte kohta jään kuidagi kasutama ja ma olen nagu edasi liikunud ja mingi järgmise sammu ja need on asjad aidanud mind edasi mingites teistes etappides. Et praegu on see, et ma olen kehas kohal tänu sellele, et ma olen kehapraktikaid teinud erinevaid. Et ma ei saaks nagu lahutada neid ära. Erinevad on ja ma saan aru, mida sa mõtled, sest ma ise olen umbes sarnane inimene, kes ühel hetkel on väga mingisuguses sellises praktikas võib-olla aktiivne ja siis sa saadki sealt selle kogemuse kätte ja liigud edasi ja siis sinu teele tuleb juba järgmine asi ja siis see järgmine praktika võib-olla aitab lahustada midagi teist ja siis sa niimoodi siin arened ja kasvad ja vabaned kõigest. Absoluutselt. Ja mina alustasin ka tegelikult suhteliselt kui vabastav hingamine tuli ja siis tuli reiki. Ja siis ma mingi aeg tegelesin reikiga päris palju ja siis, aga kuidagi moodi see arusaamine või nagu tunnetuslik kogemus on minul nagu ütleme reikis nagu muutunud. No ma toon praegu reiki näite lihtsalt. Ja on see, et kui ma hingamist teen või inimestega tööd teen, ma panen käed inimestele peale, siis loomulikult meil nagu energia liigub, armastus liigub vabalt. Ja ma tean, mul on tervendavad käed, aga ma ei ole kinni enam selles, et ma teen reikit nüüd või mina olen reiki tegija või mina keskendun reikile või et ma olen nagu kuidagi nagu sellest nagu raamistikust enda jaoks läbi läinud ja samamoodi see voolab läbi minu, mis iganes see on, ma ei nimeta seda kuidagi moodi. Et lihtsalt et ongi, et mõned tehnikad kuidagi integreeruvad meie sisse või saavad nagu loomulikuks meile. Et mina tunnen niimoodi praegu. Saan aru, kuid mis on see praegu sinu jaoks siis see aktiivne meetod, mida sa lood ja ma saan aru, et ja kui jagad ju teistele, mis on see tänane siis see, kuhu sa tänaseks oled jõudnud enda... Kus ma olen praegu? Okei, praegu olen ma selles, et ma armastan konstellatsioone ja ma teen need väga unikaalsel omal viisil, nagu kõik teevad, et need praktikud tule läbi inimese. Et konstellatsioonid ja vabastav hingamine. Aga siis sinna kõige juurde, kui ma inimestega töötan, siis tulevad ka rännakud vahest ja mingid sisemine laps ja sisemine perekond, et see kuidagi need kõik asjad on kokku lõimunud. Aga jah, et praegu ma olen aktiivne kuidagi rohkem konstellatsioonidega ja hingamisteraapiaga. Ja kus sa neid tarkusi omandanud oled, et on sul läbitud mingisugused koolid või kursused või et oled sa õppinud Eestis või välismaal või? Ma olen õppinud nii hingamis kui konstellatsiooni ma olen õppinud Inglismaal, et kuidagi teekond on mind ikkagi Eestist eemale viinud. Et Eestis ma ei ole neid asju õppinud. Korra mõtlesin, aga ei ole jah üldse. Et ma olen Eestis pigem praktiseerinud. Ei, see on väga tore ju selles mõttes, et kui on nagu rahvusvaheline meede selles suhtes olemas, et on välismaa värk ikkagi. Välismaa värk. et jaa, aga kas siis sul kuidagi on erinev see ka, et konstellatsioone meil praegu ju õpetatakse päris jõudsalt, see on viimastel aastatel olnud selline väga suur trend Eestis, et kas sina alustasid sellega ennem, kui see Eestis sai populaarseks või samal ajal või? Ma ei tea, võib-olla see aeg, kui ma alustasin, ma ei teadnud, et Eestis oleks olnud. Või vähemalt minu vaate välja see ei jõudnud sellel ajal. Ja minu elu viis Inglismaale muude asjadega ka enne tantsu, mis ma selle veel tegin. Et kuidagi minu tee viis nagu Inglismaale ja mul on nii hea meel, et ta viis mind kokku just sellise õpetajaga, kes on hästi teistmoodi. Et ta ei ole nagu selline kuidagi nagu traditsionaalne selline õpetaja. Hästi intuitsiooni kohta. et ta on õpetanud mulle või nagu nende kogemuste kaudu ma olen õppinud hoopis teistmoodi konstellatsiooniga töötama, kui ma olen kogenud nagu teiste konstellatsioonide kaudu. Mitte, et mul oleks palju kogemusi, et ma ei ole nagu uurinud, kes kuidas teeb, aga et natuke olen kokku puutunud ja see on
see, mis mulle kaasa on tulnud, on hästi teistmoodi. Nii et ma praegu mingi aeg olen hakanud aru saama sellest, et see on hästi unikaalne tegelikult. Ja mul ongi tulnud see tunne, et ma tahan inimestele edasi anda just mitte sellises traditsionaalses koolivõtmes, et nüüd ja see, et mis on ka väga hea, aga et minu mingi nišš või minu joon või see, ühesõnaga, et see minu teema on hoopis teistmoodi. Ja mul on hästi põnev endal ka jälgida, et kuhu nagu elu mind suunab ja mis tahab minu läbi sündida siia. Et olla võt ongi see sama koht jälle, et usaldada iseennast, on ju. Et ma olen päris palju elus kogenud seda, kui ma panen endale nagu ei tea ikka ja ma ikka veel ei ole aeg. Need on nii alateadlikud mingid sellised nõksud käivad läbi. Et nagu ikka veel ei tee ja mingid, kui te hoiad tagasi ennast, vaata. Tunned ka ennast. Ja, et nagu just kui mingi tunne on, et peaks tegema, aga siis nagu ei lähe järgne sellele, et mingisugune hirm tuleb vahele või julguse puudus või... Mingi pudru tuleb tulevad. Ja see ongi nagu, et ma arvan, et see mõistus tuleb vahele, et umbes see ei ole ratsionaalne, sa ära mine sinna seda tegema. Ja need enda ka mingid alateadlikud, mida iganes võiks öelda, aga lihtsalt kuidagi nagu see koht, kus ma olen nagu õppinud seda märkama, et okei, seda ma teen vahest, ma näen, et ma teen, et lihtsalt nagu ennast vastu võtavad, et okei, tundma õppida ennast, et selles ei ole ka midagi halba, et lihtsalt okei, ma näen, et ma teen seda, see on okei. Ja siis vaikselt ikkagi aja jooksul ma olen ikkagi okei, aga tunne on okei, ma teen ikkagi ära, et nagu see üleminek vaata sellest. Ja see praktika, et ma ikkagi astun, et ega see on ka ju, ta kohe ei tule, et ühe korra tegin ära, ma kogu aeg ma teen. Ei ole, et see on niisugune praktika. Ja siis nagu läheb vabamaks. Et mul on see teema praegu, et ma näen, et mul ka, et ma ise endale vastu ei läi alateadlikult ja need on mingi negatiivne kõne kuskilt, et ei, pups. Ja nagu et usaldad seda, mis tahab läbi tulla. Et see on nagu hästi minu teema praegu, ma tunnen, et see on nagu nii... Usaldus, et lihtsalt ole selles usalduses ja enda usalduses, et siin ei olegi vaja rohkem öelda. Ja mind on hästi palju selles kohas aidanud just nagu viimasel ajal see, et see arusaamine, et rääkides tingimuste armastusest ja sellest, et ma nagu tulen välja nagu sellest egost, et mina olen. Ja tulen nagu südamesse rohkem, et ma tegelikult saan aru, et ma olengi see armastus või ma olen see vaim või kuidas keegi nimetab, aga et ma olen see miski, mis tahab nagu elada läbi minu või elabki läbi minu, on ju. Ta niikuinii elab meid kõiki, läbi sinu elab vaim sind, on ju, ja läbi minu elab mind. Ja nagu, et mitte tulla nagu ette sellele, et mingi hetk tahab midagi luua siia läbi minu, et lihtsalt usaldad seda. Et see on kuidagi see koht, mis ma praegu hästi panen tähele oma seda tantse natukene. Ja kuskilt ma kuulsin ka ilusat mõtet sellega seoses, et kui me tuleme rohkem südamesse või sellesse vaimuühendusesse, siis ego selle asemel töötada meie vastu, on ja seda, ma ei tea, vaid et ego kuumardab südamele. See on ilus mõte, nagu see pilt, see arusaamine, et ego hakkab nagu koostööd tegema. Et mina ma olen Ateena siin maailmas ja läbi minu tuleb midagi ja ma luban seda. Muidugi ma olen Ateena, aga ma tean, et ma olen midagi nagu suuremat või sügavamat. Ja et see toetab mind. Ja see on väga ilus mõte, see ego kummardab südamele. See ongi, et me ei saa päris ilma egota siin maailmas hakkama, see on üks meie osa, aga lihtsalt see, et ego, kui ta kummardab südamele, siis seal toimibki ja toimubki see koostöö. Et nagu päris maailmas ju, et kui me koostööd ei teeks, siis me on selline ilus ütlus, et kui sa tahad jõuda kaugele, siis mine üksi, aga kui sa tahad jõuda suurelt, siis tuleb ikka koostööd teha. Koos minna, et see samamoodi, et me teeme väliselt koostööd, aga see sisemine koostöö siis iseenda osadega, egoga, südamega, mõistusega, et see on nagu nii ilus, et see koostöö
on nagu sellisel pehmel tasandil, et sa ei nagu ei lõhuks ennast nendes või ei kaoks ära sinna sellesse nende vahelisse siis võitlusesse vahepeal. Just, et see kuidagi käib nagu läbi südame ja see on hästi ilus tunne, et ongi see tunne, et vaata muidu on see, nagu sa just rääkisid, on see mõistus ja meie ego ja süda ja nagu, et kui seda nagu kontseptsioneerida, et hakkad mõtlema selle pealt, et see on nii, tundub nagu keeruline või et mis ta siis on, aga kui tulla sellesse tundesse tõesti, et usaldada lihtsalt seda tunnet, et minu südames on see kutse, ma tunnen, ma tahan seda teha või midagi nagu tahab tulla. Ja lihtsalt seda usaldada, et tulla sellesse lihtsusesse, nagu see nagu ikka võtab aega vahest. Ja see ongi kõige naljakam, et just sellesse lihtsusesse tulek on nagu väga keeruline. Et me loome endale igasuguseid asju ja igasuguseid keerulisi mustreid, aga et see lihtsalt olla, lihtsalt kohal olla, lihtsalt kuulata iseenda keha. Sa rääkisid, et keha kuulamine on oluline, et keha annab sulle täna informatsiooni selle kohta, mis on sinu jaoks oluline, et kuidas sa märkad seda keha või kuidas see sul väljendub? Ja see on ka ikka pärast teekond, kui ma hakkan mõtlema selle peale, et vaata nagu tihti öeldakse, et kuulama südant, kuula keha ja siis ma olen ka vahepeal. Mida see siis tähendab? Räägime nüüd selle lahti, et mis see siis nüüd on? Just, aga ma olen ka küsin vahepeal, et okei, ma olen siin. Kus see on siis? Kus see südame on, mida ma kuulama pean? Et kuidagi on nagu keeruline, ma arvan, et teistel on ka vahest, et mingi hetk, minul on nagu see koht, et ma olen õppinud aru saama, et õppinud ise ennast tundma, et kuidas see minul on, sest kui mulle keegi teine räägib, kuidas tal on, saad aru, mul ei ole nii. Ja siis ma olen nagu, miks mul ei ole nii, mul peaks nii olema, või et vaata, see on nagu selline usalduse õppimine, et aru saada iseendas, et kuidas mul töötab. Mina olen unikaalne, sina oled unikaalne, kõik me oleme unikaalsed ja et teha nagu rahu iseendaga ja mina olen aru saanud ja mina olen aru saanud seda, et mina ei saa hüpata üle sellest enne, kui on õige aeg. Ja mul on olnud nagu teema, et teha rahu sellega, et vahest on see nagu see, nüüd mul on nagu vähem seda või väga harva, et aga ma tean minevikus, mul on rohkem olnud seda oma see frustratsioon ja pinge, millega ma siin koos olen olnud. Et siis on nagu see hääl, mis ütleb juba, et juba peaks midagi tegema või midagi nagu peaks looma või midagi, mingi asi hakkab nagu tagant nagu surama. Ja siis, kui ma lähen nagu sellega kaasa ja ma mõtlen, et okei, ja siis nagu tuleb ideid või igast mõtteid tuleb, mis võiks teha. Ja siis, kui ma näen, et ma panen mingi asja välja, mingi ürituse välja näiteks, teen selle ära, nagu sünnitan selle maailma ja siis nagu mingi aeg on siuke, et nagu ei ole nagu see. Ja siis mul on olnud õppida seda, et kuule, et rahu, et sul on vaja teha võib-olla minul isiklikult on vaja teha siis, kui on tõesti õige tunne. Mitte ei ole see... Mitte surve pealt siis. Ja kui ei toimu mitte muhvigi ja ma ei tea, mida teha ja kuhu minna või et mis on mu järgmine samm. Ma olen nii palju, mis mu järgmine samm on. Ma olen nii palju pingastanud selle. Ja nii kui ma seda kõik lahti lasknud. Ja siis tuleb see õige. Ja, aga see, kuna ta tuleb, ma ei tea. Ja ongi olnud, vahest on mingisugune periood, kus ma ei tea mitte muhvigi ja ma võtangi aja maha ja ei teegi. See ongi see usalduses olemise hetk, see periood, et kus sa usaldad seda ja sa ei teagi, mida sulle toob järgmine minut, järgmine tund, järgmine päev ja sa ei saagi tegelikult seda ette teada ju, et kõik asjad on muutumises, aga kui me ei usalda seda muutumist, siis me pingestamegi ennast igasuguste asjadega, mis meile pähe siis tulevad ja hakkamegi looma tegelikult ju vale koha pealt, vale energiaga. Et ma vaatasin enne meie vestlust sinu human designi kaarti ja sa oled generaator ja sul on täidetud juurte keskus, mis tähendab seda, et sealt tulebki see surve tegutseda aktiivselt, surve kogu aeg nagu olla justkui tegutseda
tegudes, loomises aktiivne, tunda ennast kasulikuna. Ma tean seda väga hästi, sest mul on seesama probleem, et kogu aeg on vaja justkui midagi teha ja nagu sa ei ole justkui piisav või mingi selline hetk on, et ma pean nagu kogu aeg kuskil midagi toimetama, et ei ole seda usaldust, et ma saan aru, et sa oled nagu see just, mis sa ütlesid, see on sellega seotud, et see on selle surve mahavõtmine praegu võikski olla välja näha nii, et sa oledki usalduses, et kui see surve tuleb sul peale, siis sa ei lähe tegudesse, vaid sa usaldad ja võtad nagu ruumi, lood nagu ruumi enda jaoks. Saan ma õigesti aru või on sul enda kogemuse järgi midagi veel? Ja, see on hästi hea, sest ta toobki tagasi minu jaoks sellesse, et ennast tundma õppida. Et ma olen oma aja jooksul oma suurest tatust siis või nagu seda, mida ütlesid, sa tunned ka väga hästi ära, aga see ego või see mõte või see mingi pinge, mis tuleb jumal, need tulevad igasugustest kohtadest. See huumandisaeg, see tuleb ühiskonnas, see tuleb perekonnas, igalt poolt on. Et lihtsalt ma nagu ennast tundma õppida ja ma laiendan seda nagu naiselikkuse teemasse praegu sisse. Sest tegelikult ma näen, et kui ma oma pingetes lõdvestusin ja hakkasin olema nagu oma kehaga rohkem ühenduses, siis ma sain lõdvestuda rohkem ja mul ongi olnud vaja, kuidagi ma näen, et see on selline naiselik tee rohkem. Et olla pehmem iseendaga, eluga ja nagu mitte nagu olla nagu selline tank, tank naise teema ja kõik see, et see kuidagi nagu, et ma olen õppinud tundma ennast mugavalt ka selles pehmemas osas ja ma kuidagi tunnen, et ja ma õppisin tundma ennast selles pingestatud osas sellest nagu sellest ja et kuidagi need kaks poolust saavad nagu tervemalt kokku tulla, et intuitsioon, ma saan seda kuulata, usaldada, ma tean, et kõik on hästi, ma ei pea pingestama ennast ja õigel hetkel tuleb minu jaoks lahendused ja vastused ja õige tunne, looming tahab luua õigel hetkel, mul tuleb impulss. Et ma usaldan seda ja siis, kui mul tuleb see impulss, et siis ma teen asjad ära. Et siis nagu need kahe poole integreerimine, et mul on nagu pigem see aktiivne meespool, kes tahabki teha ja see pehme naispool, kes siis toetab seal juures seda ja kõik see asi siis lähebki siis tervikuks ja poolavana jõuadki siis edasi enda asjades. Ja, et lihtsalt, et ennast tundma õppida, et okei, et mul on need mõlemad pooled, aga et kuidagi selline see pingestav selline, ütleme meespool siis selle kohta praegu ei ole terve, ei ole toetav, aga et ma saan sellise elu tervelt, nagu mõnus on tegutseda tegelikult ja nagu äge teha sellist asja, mis ma tunnen, ma tahan teha nagu, et ja see jõud tahab on enda, et ja seal luges ei taha ära unustada rõõmu, see rõõm muideks peegeldus ka sinu human designis, et sul on 58. värav, mis on puhas elu, rõõmu, vitaalsuse värav. Mul on ka see, ma pean veel rohkem ainult seda endast läbi laskma ja endast väljendama, aga nii ilus on näha, et kuidas sa selles kohas peegeldad seda nii hästi enda energias ja enda olekuga, et see on väga kaunis. Ja minu jaoks on ka see kuidagi see rõõmu teema, see sisemine allikas, ma kuidagi nagu lähen südamest tuleb tahab nagu välja voolata, aga kuidagi nagu rõõmu teemaga koos ma tahan öelda seda, et vaata rõõm minu jaoks ei ole see ainult, et vaata nagu päike on väljas, siuke nagu päike, kuum päike, et see ei ole nagu see rõõm, kes nagu lahmab igale poole päikest ja kuuma ja nagu, et sa ei ole kogu aeg särav päike. Aga minu jaoks on, tead, see tõmbab nagu sellesse ka, et tegelikult ka siis, kui ma nutan või ükskõik, kus ma elu nagu lainetes olen, kõik on, et kuskil on taustal, ma tunnen seda, mul nagu see tänu ja selline nagu elu ongi rõõm, aga see rõõm ei ole alati selline mis on väga äge, kui ta on niimoodi on, aga samas on see, et ma võin silmad lahti teha ja vaadata, ma ei tea, mida iganes loodust väljas ja ma vaatan, kui ilus on
ja ma võin nutta, sest see on nii ilus. ma olen nii tundlik. Et nagu, et kas see on rõõm. Vaata see elus olemise rõõm, ma mõtlen nagu see, et see ei ole nagu ainult see. See on mingi väline nagu. Jah, ta ei ole nagu. See võib ka vaikne olla. Jah, et nagu vaikselt tunda enda sees seda rõõmu, et sa lihtsalt elad ja lihtsalt oled siin. Just, et ma tahtsin selle rõõmu teemaga kindlasti sellega sisse tuua, sest ma tunnen, et see nagu, et see on tähtis lihtsalt, et see elu tänu ja selline nagu see elu nagu ime. Wonder on inglise keeles, see on ilus, ma ei tea. Aga öelda, et tõesti, et see on nagu niisugune maagia elus olla, et see rõõm ka. Käime käsikäes. See ongi see lihtsus, mis lihtsalt olla sellepärast rõõmus, et me elame, me hingame, me oleme, meie süda lööb ja tuksub siin maailmas kõigele. Et see on suurepärane, väga kaunis. Tänu ja tänulikkus ka. Kui palju sa olete praktiseerinud või praktiseerid selliseid tänulikkuse praktikaid, et need on ka sellised populaarsed? Ja tead, minul oli tänulikkusega see kuidagi tuli mu ellu siis, kui ma Inglismaal käisin tantsukoolis, käisin School of Movement Medicine ja nendel on 21 gratitudes. Ehk et üks praktikatest on see, et 21 tänu siis iga päev. Anti see ülesanne. Ja no mul oli nagu enne nagu, et tänulikkus, noh nii, et nagu leiad küll 10 asja, umbes ma kuskil lugesin, et vesi, aitäh õhku, et ma ikka loen nagu noh, et nagu see on nagu okei, ma saan sellega hakkama 21 iga hommik teha. Mul oli see nagu väga suur väljakutse, see on meelega nagu väljakutse. Ja siis ma hakkasin alles tõesti lõdvestama sellesse sisse lihtsusesse, jälle see lihtsuse sõna tuleb läbi, et tänu, et hakata rohkem nagu avama ennast tänule, et läbi selle praktika mul hakkas tulema rohkem see tunne, et noh, nagu mõistus nagu pani pillid kotti, ta ei suutnud ära mingi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, et kuidagi nagu läbi, see hakkas nagu tulema läbi südame. Et kui sa küsid, kuidas mul on tänulikkusega praegu, siis ma arvan, et jälle sama sõnum, et tänu nendele praktikatele, mida ma olen teinud ja õppinud ja praktiseerinud, on tulnud see kogemus oma kehasse, see tunne südamesse ja see tänulikkus nagu tuleb loomulikult. Et samamoodi, et ma vaatan välja, ma olen lihtsalt tänulik, et ma elan. Või ükskõik, kus ma olen, et see ei pea olema loodus või see võib ka konkreet lihtsalt niimoodi. Ühesõnaga, mida iganes, et see ei pea teatud vormis olema, et ainult lill on ilus või ainult loodus on ilus või ainult päike on ilus, vaid et see kõik on nagu Jumala looming, vaata. Ja see hakkab tulema läbi südame. Et selles mõttes mul nagu see kuidagi on nagu loomulikuks tulnud mu ellu, et mul on tänulikkus, ma elan. Ja see tänulikkuse ja see tasand on nagu selline nagu, see lihtsalt nagu on, et sa oledki nagu tänulik, et see on nagu seisund, ma ütleks selle kohta, et see ongi see, et sa lihtsalt naudid seda olekut selles tänus, et aga muidugi me kuskilt peame alustama, et siis vaata jälle hea nipp, et pane siis 21 tänu iga päev kirja ja vaata, kuhu see siin viib, et praktika tasub proovimist, et tegelikult see tänulikkuse harjutamine ja selle nägemine ja selle integreerimine enda kehasse, et jõuda nagu sellesse seisundisse on ju teekond, et see ei tule sul jälle ühe hetkega, et ja nagu need kõik asjad. Ja see on täiega teekond, siis nagu sellega seoses tuleb mulle meelde ka see, et ma kunagi käisin üks armas naine, kes, ma ei tea, kuidas teda nimetada või nägija, keegi nägija tark šamaan, ma ei tea, kuidas iganes, aga ta enam ei ole meie juures ta ei ela enam. Aga et ei ole elus enam, aga et valve, ma arvan, väga paljud inimesed on tema juures käinud. Valvekese juures käisin aega, terve kui selline vaimne vanema, kelle juures ma sain vahest ennast lahti varutada ja küsida ja mingid teemasid ja nii edasi. Ja tema tõi minu ellu selle, et mis on ka nagu, et ta saab ise aja jooksul integreerunud,
tema tõi ellu selle, et ükskõik, mis minuga toimub endaga, et noh, et mul on, ma ei tea, ma kogen mingit südamevalu, keegi pettis mind, keegi valetas või keegi jättis maha või noh, mida iganes on need nagu see valukohad elus. Ja tema õpetas mind nagu järjepidavalt iga kord, kui ma tema ees olin, et kui midagi toimus jälle, mul oli mingi teema, mingi probleem, ta ütles mulle alati, ja Teena, tänulik sellele, mis sinuga toimub. Ütles, et kui mina läksin vetsu talvel külmaga, noh, ta läks kuiv käimasse õue ja kukkus siis, vana inimene kukkus libeli, kukkus pikali. Ja ütles mulle, et tea, et ma olin seal pikali, lamasin ja mõtlesin, et ma loodan, et ma olen terve. Ütles, et esimene asi, mis ma teen, aitäh Jumalale, aitäh selle kogemuse eest. Ma ei tea, miks mul praegu seda vaja oli, aga aitäh. Ja vaata, et need asjad tõmbasid nii nagu sellesse, et ükskõik mis valu või kurbust või ükskõik mida ma elus läbi olen teinud, on see tänu. Noh, nagu ongi nagu Jumalale või noh, nagu elule, et nagu see alandlikkus, tõmbab mind tundlikuks jälle. Aga see alandlikkus ja tänu, aitäh selle kogemuse eest praegu, mis iganes ma olen olnud, ma ei tea, igasugustes rollides oma elus, igasuguseid asju läbi teinud, nagu me kõik oleme. Ja see praktika iga kord, aitäh, et see juhtus. Aitäh, et ma praegu kogen selle naise rolli, kes seda valu kogeb. Aitäh, et ma kogen seda rolli, aitäh selle kogemuse eest. Ja vaat see on mind tõmmanud nagu hästi sügavale nagu iseendasse. Ja kuidagi sellisesse suhtesse eluga. Et mina olen kogemas neid asju praegu. Mina ei tea, miks ma neid asju teen. Me keegi ei tea, miks mu elu on selline, miks ma kohtan blablabla. Ma ei tea ja ma ei peagi teadma. Aitäh selle kogemuse eest. Ju ma pean seda kogema praegu. Ja vaata selline nagu vastutuse võtmine või selline alandlikkus. Vaat see on neid hästi palju aidanud. Ja see ongi see, et sa ei ole ainult tänulik lilledele ja ribikale ja päiksele, vaid ka kõigele, mis su elus on parasjagu või mis just see kogemus, mis sa tood välja, et see kogemus, mis tuleb, olgu see siis hea või halb, selle hea või halb sildi paneme nii või naa ise sinna külge. Nii et võikski võtta seda, et kõigele olla siis tänus ja tänutundega vaadata seda või vaadatagi läbi tänu neid seda maailma, et see on nagu siukse läbi tänufiltri. Ja ongi nagu eluviis enne tegelikult enne. Et selline väga ilus koht. Aga me alustasime enda juttu siin Hispaania teemadel. Räägi natuke lähemalt, et milline on olnud sinu nüüd selle viimaste kuude Hispaania kogemus, et või üleüldse, mis me puudutasime õrnalt seda rõõmu teemat, et Hispaania on see koht, mis toob naeru suule, vaata täiega, et mis on siin see erilisus või mis nagu sinu jaoks on see tõmme siin kohas, kus sa praegu oled Hispaanias, kuidas sa koged seda kultuuri, olustikku, eluolu ja mis on sinu viimase aja selline mulje, tunne, kogemus olnud siin? Mulle väga meeldib see lõdvestunud elustiil Hispaanias. Et näiteks kui siin on olnud autoga probleemid, et auto parandusest ära tuua ja Eestis ma ei tea, see ei ole mitte. Ma ei usu, et see juhtuks nagu, et keegi nagu laseks ajast üle või noh, või anna teada, kuna auto on. Meil on kõik selline kella pealt on ju suhteliselt ja kokkulepe, mis on väga äge, et need asju austatakse, selles ma tean. Aga siin need asjad ei toimi. Kõik nagu suhteliselt manjana on kõik läheb omal ajal. Homme toimub kõik, võib-olla ülehomme. Võib-olla üle, jah, kui üldse toimub. Mingid kindlasti toimub, aga kuidagi nagu see, ma olen näinud, et inimesed on siin rohkem lõdvestunud või võtavad vabamalt asju. Et sellel on oma plussid ja omad miinused on ju. Aga kuidagi nagu see, et kuule okei, ja samas ma olen olnud siin suvel praegu, et suvel on ikkagi väga kuum on siin, kus mina olen olnud. Et siis on nagu ka see, et muffigi ei jõuagi teha, on nii väsinud, lihtsalt see kuumus nagu tõmbab nii maha. See veel lisaks on ja sa näedki, et inimesed nagu mingi teatud aeg päevas nagu ei toimetagi liiga palju või nad ei toimetagi üldse või suvel ei tee eriti palju. Siis ma vaatan, et kuule, aga see on jumala okei.
et Eestis minu ees, ma ei tea, tuleks see nagu kõne alla või no kõik juba nagu noh, mingid täiesti sinna, kui ei ole nendest või minu nende jõuab, ma ei tea. Sina oled ju elanud kõik paarisi pikalt, kuidas sina seda koged? No ma arvan, et sama sarnaselt, et siin ongi seda kergust rohkem, et samas nagu tehakse need asjad ära, et see võibki juhtuda mingil hetkel, aga et sa peadki võtma neid asju nagu vabamalt, et ei saa olla nii kindel, fikseeritud selles ajas esmalt on ju, teiste võib-olla kokkulepetes osalt, aga kui need asjad ikkagi saavad tehtud, et selles mõttes nad on kohutundlikud, aga võib-olla nagu aega läheb. Eestlane on väga kannatamatu ja see on nagu päris suur proovile panek kogeda siin riigis seda elu, kui sa oled kannatamatu, et siin selle kannatamatusega sa ei jõua nagu kaugele, et siin ongi seda rahu vaja ja seda lasta nagu asjadel olla, et miks pingestada, et asjad juhtuvad siis, kui juhtuvad ja nad juhtuvad ju alati tegelikult õigel ajal, et see ajastus on ju meil selline jumalik selles mõttes, et ei pea survestama nii palju, eks mingid asjad kindlasti, et ja sinu piirkond on Andaluusia, kus sa praegu oled olnud viimased kuud on ju, et jah, see suvine soojus ja kuumus, et sul on seda nüüd nagu väga ehedalt kogetud. Et mina seda nii ehedalt ei ole kogenud, sest minul on toas konditsioneeri. Et sul on nagu selline päris ehe Hispaania kogemus, et kus sa praegu elad ja oled, et see ongi, et kui on kuum, siis sa nagu varjudki selle kuuma eest sinna, kus sul varjud on. Aga nii ongi, et ma näengi, et noh, vaata see point just, et elu ei ole töö. Jaa, see on väga hea lause selleks kõigeks, et elu ei ole töö, elu on rõõm. Jaa, elu on rõõm, elu on nautimine. Ma vaatan nüüd hästi palju vähemalt seal piirkonnad, kus mina olen, et muidugi ma olengi väikses külas. Ma näengi seda kohalikku elu tegelikult. Ja ma näen, kui palju on seotud, nagu perekonnad on suguvõsad. Need inimesed on hästi selline perekesksed. Nii meeldib see. Ma vaatan, et nii armas, nii tore. Ja ongi, et nad on rohkem lõdvestunud. Et vaata sellised nagu baasväärtused või kuidagi nagu baasasjad, ma tunnen, on hästi teistmoodi siin ja mulle nii meeldib see siin. Ja ma saan sellest kohast praegu niimoodi aru, et need baasväärtused, mis ongi nagu meie juurtest tulenevad, et meie perekonnaga seotud, et nad on siin nagu sellised hästi ühthoidvad selles osas, et see perekesksus on hästi suur märksõna siin, et ja see tagab selle tugeva vundamendi inimeste kasvuks, nagu kui nad suureks saavad ja see vundament annabki selle, et ongi see nauding ja rõõm peamine, mitte töö. Ja just. Ja ikkagi nii mõnus on see tänavakoriste käib niimoodi pühib harjaga vahepeal, mul on aken lahti, siis ma näen seda tänava peal ja siis iga kord ta laulab, mis iganes Hispaania mõnus viisid on ja siis toimetab seal vaikselt ja naudib enda tegevust selles mõttes, et elu ongi nautimiseks, et isegi kui sa teed seda tööd, siis sa teed seda naudinguga, et oled sa siis seal tänavakoristaja või tee midagi teist, et selles mõttes nad austavad siin ka neid ameteid selles mõttes, et ei ole nagu siukseid, nagu seda häbi ei ole siin selles mõttes või võetakse nagu vabamalt seda kohta, ma näen seda nii. Jah, et kuidagi nagu ei ole seda nagu raske tööga see pinge mingi, et ma pean tegema. Mulle tundub vähemalt, ei ole niimoodi. Ja see on, mul on sama tunne, et selles mõttes niimoodi on, et kergusega saab siin rohkem neid asju võtta ja nad võtavad ise ja see on ka väga hea peegel kõikidele teistele, kõik meile, et võtame asju rohkem lihtsamalt, rõõmsamalt, kergemalt. Isegi kui me käisime restoranis siin söömas, siis on tükk aega tagasi, siis me just jõudsime
restorani siis, kui avati alles ja siis olidki kõik ettekandjad seal ja siis kokad seal midagi arutasid seal ja siis kui nad vaikselt laiali läksid, igaüks läks oma asju tegema, siis köögist oli kuulda laulu, mingi tüdrukud olid nii elavad, rõõmsad, mõtlen, Mulle võtab sellega meelde minu hambaarst ja mu hambaarst nagu laulab lihtsalt kabinetis, kuurib ja laulab ja siis teeb mul seal nagu asju on ju, see on nagu tore on ju. et noh, nagu siuke vaba olek on see, et. Aga kindlasti sõltub see, ma ei tea, mis sina tegid selle peale, aga mina mõtlen, et kuidagi see päike ka ja kuidagi elukeskkond, ma mõtlen, kui ma võtan Eesti peale. Elukeskkond on siin selles mõttes jah, rõõmsam, et see ilm toetab, et eks see on väga suur asi ja see on ka ju tegelikult meile, minule vähemalt väga oluline, et see päike oleks säramas. Jaa, ja õnneks on muidugi palju eestlasi on Hispaanias ka aina seda nautimas või vähemalt käimas siin mingi aeg on, et õnneks on meil võimalus minna, kus me tahame ja kus me saame vaata. No see ongi see vabadus, millest ka me rääkisime, et tegelikult meil on kõigil vabadus valida elukohta, töökohta, olla vaba iseenda kehas, kuulata enda keha. Ja mulle just meeldib, me võtan juba natuke kokku siin meie vestlust, et just meeldib see, et igaühel on see oma tõde, et sa tõid selle väga ilusti välja, et mis tähendab sinu jaoks rõõm, ei pruugi olla minu jaoks rõõm, et see ongi, et me oleme igaüks oma teekonnal ja see rõõm või siis kurbus või mis iganes asi, me kogeme seda igaüks erinevalt ja meil on igaühel erinev nägemus sellest asjast, et nagu sa ütlesid, et vaata enda südamesse öeldakse, on ju, et kuula enda südant, aga see, kuidas sina kuulad enda südant, ei ole võib-olla see minu meetod, kuidas mina saan seda südant kuulata, et selles mõttes see on väga hea tähelepanek elu kohta, et meil kõigil on nagu see oma unikaalsus, oma erilisus selle koha pealt, et kuidas me siis midagi tunneme, tajume ja mis on konkreetselt siis meile see, kuigi samas me oleme ka hästi suurelt ühendatud kõik, aga just see meie erilisus tunnetuses on see, mida me parasjagu hetkel vajame. Jah. See lähedus iseendaga, et see on nii primaarne tegelikult esimene asi, nagu kõige olulisem asi, ma arvan. Enesearmastuseks. Jah, ennast tundma õppida ja aktsepteerida ja teha rahu endaga, mõtlen see jookseb ka mitu korda läbi, rahu tegemine iseendaga. Rahu tegemine iseendaga. Mul on suur teema olemas. Ma olen nii nagu ma olen ja ma olen see, kes ma olen ja kuidagi nagu, ja ma teen asju omal viisil ja ma tean, et mul on omad mustrid ja asjad ja no ma vaatan selline rahu tegemise endaga igal tasandil. Ja see ongi see, et sa teed isendaga rahu ja sind ei juvita enam see väline arvamus, et kas ma nüüd see, kuidas ma olen loomulikus iseendana, kas see siis nagu sobib teistele või ei sobi, et see on nagu nende enda teema, et sina oled nagu selles enda selles päikeses, enda rõõmus. Jaa, olen iseendana, et ma kuidagi nagu see sõnum ja see pai ja see toetus nagu selja taga, see toetus kallistus iseendale, vaat see praktika on minu jaoks kõige olulisem praegu, et ma näen, et ma seda nagu alateadlikult, kui hakkab mingi selline käitumine tulema või mingi mõte, siis ma kohe rahustan seda maha, kohe kui ma saan. Et lihtsalt nagu, et ma annan iseendale toetust ja nagu luba olla nii nagu ma olen ja see, mismoodi mind võetakse väljaspoolt, nagu me räägime, et sinul on oma viis, kuidas sina koged on oma südant ja kõike teisel on oma viis. Et siis samamoodi on muude asjadega, et seal on ju miljon, triljon inimest, kellel on igasugused nägemused ja arvamused ja karakterid ja ma ei saagi olla kuldmünt. meeldib kõigile. Jah, ei saa olla. Aga et iseendaga rahul olla, see on kõige tähtsam. See on nii ilus koht saate kokkuvõtmiseks ja lõpetamiseks. Ütle veel mõne sõnaga, kus sind leida võib, et kui inimesed tahavad tulla sinu juurde teraapiasse, seansile, et kus nad leiavad sind? Hetkel olen ma Facebookis, Ateena Metsik
nime all ja varsti on üleval ka koduleht, et praegu ta on maas, on ateenametsik.com. Vot nii ja sellega panemegi punkti tänasele armastusest, vabadusest, lihtsusest, eneseusaldusest kantud saatele ja tänan sind, Ateena Veeter, nii et sa oled väga tore vestluskaaslane ja saadame siis kõigile armastust ja kohtumiseni järgmistes episoodides. Aitäh! Armastust!